Räägime rottidest. Võib-olla olete te neid märganud nii Tallinna kesklinna parkides kui magalate haljasaladel. Ka me kodumajade keldrites, prügimajade lähistel ja söögikohtade hoovis näeb neid ebameeldivaid närilisi. Võimalusel tungivad nad ka autodesse. Mõni ütleks, et linn kubiseb rottidest. Ja kubisebki, kui midagi nende ohjamiseks ette ei võta. Ja kõige selle taustal kuuldub Euroopa Liidust uudiseid näriliste tõrjemürgi kasutamise piiramisest või keelamisest. Või mis jama selle mürgiga siis ikkagi on? Suur oli ühe Tallinna sadamapiirkonna elaniku üllatus, kui keset autosõitu üks südirott kapoti alt välja ronis ning kiiret sõitu trotsides auto ninale püsima üritas jääda. Klipp on muidugi koomiline, kuid tegelikult on asi naljast kaugel. Rottidest on saanud tõsine nuhtlus. Just sel talvel kurtsid Uus-Sadama piirkonna elanikud, et nende maju ja nende autosid on tabanud rotirünnak. Nad ise arvavad, et rotid läksid liikvele siis, kui siin toimusid soojatrassi remonditööd. Sellest sai sedavõrd suur probleem, et piirkonna elanikud pidid abipalvega pöörduma linnaosa vanema poole. Kui me saime esimesed signaale, me võtsime elanike ühendust, läksime koha peale, jälgi oli näha ja ma arvan, et kui inimesed juba tulevad ja räägivad nagu väga hästi värvikaid lugusid, siis kindlasti millegile põhinevad ka. Pealt näha väike probleem, aga tegelikult siiski üsna tõsine ja suur probleem. Ei, absoluutselt. Kui sellega ei tegele, siis tulemust iga tavaline elanik näeb väga-väga kiiresti. Sest rotid on võimsad sigijad. Vähegi soodsamate tingimuste korral saab 2 rottist ühe aastaga 2300 rotti. No ja ega nad siis üksnes Sadama piirkonnas tegutse. Seda teab väga hästi ligemale 28 aastat kahjuritõrjega tegelenud epidemioloog Toomas Trei. Roti probleem Eestis on pidev ja ei sõltu piirkonnast. Neid on Kristiines, neid on Vanalinnas, neid on Lasnamäel, neid on Mustamäel. Neid saab näha ka kontorihoonete parklates, kui on pimedam aeg ja inimesi on vähem liikvel. Ehkki üks krapsakas linnarebane, kes tõenäoliselt on tänaseks üle võtnud hulkuvate kasside töö, üritab rottide ülbitsemist vähekenegi ohjata, suudavad närilised ka üksjagu pahandust teha. Märke sellest, et rotte on ja neid on palju, võib leida teinekord täitsa ootamatutest kohtadest. Näiteks on mõned julged mehed teinud oma elu ja pesa siia meie toimetuse bussi mootoriruumi. Siin on ilmselt WC, siin läheb soojemast, seal on vist väike magamiskoht. No ja siit siis saab ilusti üles tulla alt. Niimoodi tulevad, käivad siin kakal ja seal magavad. Vot nii. Seda, et rott võib autodes väga palju kurja teha, teatakse väga hästi autoremondi töökodades. Rottide ja hiirte tekitatud probleeme tuleb ju neil lahendada. See on probleem, eriti külmal ajal. Auto on kõige kindlam ja turvalisem koht närilistele, nad tulevad sinna sooja ja siis hakkavad isolatsiooni närima, sellepärast, et sealt saab pesamaterjali. Tänapäeva isolatsioon, kus juures sisaldab sellist lõhnainet, mis siis tekitab neile selle toiduisu. Ja siis nad isegi, kus juures ka kütuse torusid kipuvad närima ja mõtle, mis juhtub, kui need pidurivooliku kallale pääsevad. Ka seda on nähtud? On nähtud, on ette tulnud. Nad närivad kõike. Neid kohti, kuhu hiir või rott või pugeda, on kapoti all teisigi. Siin on õhukopsik. Kui nad siia sisse pääsevad, teevad nad siia sisse endale pesa, kuna siin on mõnus pehme filter. Ja siia on hea vedada tammetõrusid ja on olnud juhuseid, kui hiir on teinud pesa siia ja ta on parasjagu siin sees. Auto käivitatakse, tekib vaakum ja tõmbab lurtside mootorisse. Siin on õhulugeja, siin on traat, ta jääb sinna kinni ja siis ei tööta auto, ei tööta hiir ka enam. Eriti halb on see, kui hiire asemel satub autosse rott. Tema ammustab kohe selle traadi kraks läbi, hiir võtab ainult rüüd. Aga tuleme nüüd töökojast välja. Siin Tornide väljaku juures pargis võib näha rotte küll. Pruugib vaid korraks seisatada, pikemat aega jälgida ümbrust ja suure tõenäosusega sa näed rotte. Jälgi on näha igal pool. Lumin sajab peale, aga siit-sealt on ikkagi näha. Seal rotid on liikunud pinkide vahel kuidagi, põõsaste vahel. Eriti seal, kuhu lahke linnarahvas on lindudele seemneid jätnud ja rasvapalle riputanud.
ma mäletan, et üks talv oli probleem Musumäel. Seal Viru tänava otsas on need lillekioskid ja müüjad kirjutasid seda, et kui läheb pimedaks, siis hakkab siin nihukene tramvai pihta. Ja teevad nad siis pahandust või nad lihtsalt hirmutavad inimesi? Siin need lilled väljas, nad jooksevad siin lillekimpude vahel. Ja milles küsimus? Seal samas Musumäe ääres trammipeatused, bussipeatused. Noored tulevad, söövad hamburgerit, jäätis, kõike ju ära süüa, visatakse üle õla hekki ja õhtul, kui inimesi on vähem, rotid tulevad Musumäelt alla ja hakkavad maiustama. Rändrotid on inimesega koos elanud aastatuhandeid ja ei ole erand ka praegune moodne aeg. Neid leidub kõikjal linnas. Aga Tallinnas Mustamäel ei suutnud elanikud enam rottide terrorit taluda ja kaebasid probleemist linnavalitsejatele, kes kaardistasidki piirkonna kõige rotirohkemad paigad. Linnamaadel olevaid kohti oli kokku 42. Ma olen näinud päris mitu kohta siin Lepistiku pargis, kus on urud. Ehk siis see on esimene märk sellest, et rotid on olemas ja neil on siin hea, siin on veele väga hea ligipääs, siin on toidule hea ligipääs, kuna on restoranid olemas ja kui mina oleks rott, siis elaks siin hea meelega. Aga tegelikult koostas Mustamäe linnaosa valitsus elanike hädakisa peale massiivse tõrjeplaani. Siin asume meie praegud ja siis eraldi kõik kaardid ja siin on näidatud kõik need mürksööde kastid, kus nad asusid. Kokku see tõrje kestis ehk 2 kuud. Kas jäite rahule? Jah, rotti on kindlasti vähem. Teeme firma Rentokil spetsidega väikese ringkäigu ja vaatame rotimürgiga söögimajad üle. Ja siin on näha ka, et on iiris käinud söömas siin ja on ka rott hammustel siin. Et rott võtab nagu suurema tüki on näha siin, et seal lotsil on näha. Siia metallvarda otsa pannakse mürgikuubikud. Käib üks lõps ja ta on siin kinni. Teda niisama kätte ei saa. Ja siis rott vastavalt siis? Käib siis sellest august sisse, välja ja leides selle toidu, siis toitub ja läheb minema. Me kasutame ka teramürki, mis näeb välja selline. Mõnes kohas rotid eelistavad süüa tera ja teises kohas eelistavad süüa vahakuubikuid. Fakt on, et rottide tõrjumisel tuleb olla väga kannatlik. Kohe ei juhtu midagi. Rott on väga tark loom. Kui ta igapäevaselt käib radapidi, kuhu jääb see kast, siis ta esimesed 5 päeva kuni 10 päeva väldib seda kasti. See on uus objekt ja seda nimetakse neofoobiaks. Muide, ka mürk peab olema eriline. Tänapäeval ei kasutata selliseid mürke, mis roti kohe jala pealt maha võtaks. Neid mürke enam ei saa kasutada, sest rotid on nii targad loomad. Kui keegi nende hulgast on söönud mingit toitu, siis need, kes elus on, näevad seda ja püüavad seda vältida, et mitte surra. Sestap on kasutusel nii-öelda pika toimega mürgid. Tema mõju hakkab ilmuma 3-5 päeva pärast peale mürgi söömist. Need luugere pealuuga mürgikuubikud maitsevad närilistele ikka väga. Aga kui üks selline klots satub mingil moel väikelapse või lemmiklooma hambu? Kui juhtub, et keegi laps leiab selle, saab kätte kuskilt, hammustab, siis sisse on pandud ainet, mille nimi on Bitrex. Mis on äärmiselt kibe, äärmiselt vastik, et laps sülitab selle asja välja. Koer ja kass seda asja kah ei söö. Ja siin meenub segasevõitu uudis Euroopa Liidu määrusest, mis näriliste mürgi kasutamist piirab. Kes piirab, kuidas piirab, mida piirab. Kõik see on jäänud isegi spetsidele pisut segaseks. Nii palju on erinevaid versioone, nii et ega meie professionaalid ka seda ei tea, millisel kujul lõpuks need otsused vastu võetakse. Terviseameti kemikaaliohutuse osakonna peaspetsialist Helen Sulg võiks olla see, kes kahjurite mürki puudutavaid nõudeid ja määrusi une pealt teab. Kas kuuldused sellest, et lähiajal keelatakse rotimürk eratarbijatele, peavad paika? Ei, tegelikult mitte. Et tavatarbija saab rotte ikka edasi tõrjuda, aga hiirte vastu siseruumides seda praegu on küll plaan piirata, aga rotti tohib tõrjuda edaspidi ka ikkagi sees, sest rott on ettevaatlikum loom ja ei ole veel piisavalt tõendeid, et lõksud sama hästi toimivad. See rott, kes läheb lõksu, ta peab olema ikka väga rumal. Kui sa füüsiliselt hävitad neid mürgiga,
ta sureb, teda enam ei ole, et see on ikkagi ainus efektiivne meetod. Kuid nagu me mürgikarpe inspekteerides nägime, käivad mürki haukamas nii rotid kui ka hiired. Kuidas sa need hiired siis ikkagi mürgist eemal hoiad ja nad lahkelt tavalõksu suunad? Kui see hiir sinna satub ja seda mürki sööb, siis loomulikult ka tema sureb, aga lihtsalt teadaolevalt vist hiired ja rotid siis samal väiksel territooriumil koos ei eksisteeri või pigem ei toimeta koos. Võta sa siis kinni, on nad koos või mitte? Kogu see olukord tekitab ikka segadust. Tõepoolest, miks sellise juraga üldse tegeletakse? Kuna need hiire ja roti mürksöödad on reproduktiivtoksilised, see tähendab, et nad kahjustavad viljakust ja järglaste arengut. Inimestel ei ole soovitatav nendega kokku puutuda. Te hoiate siin seda niimoodi vabalt näppude vahel. Kas see iseenesest ei ole ohtlik? Ei, see ei ole ohtlik, sellepärast, et ma peaksin seda sisse sööma teatud koguses, et tema minu tervisele mingit ohtu kujutab. Supilusikaga ja väga palju. Siin mürgisisaldus on 0,005 grammi. 5000. Rottidest me räägime, rott kaalub ju alla kilo. Ja mina arvan, miks pärast Euroopa Liit on läinud seda teed, et selline piirang vastu võtta on eelkõige sellest, et kardetakse, et mitte sihipärased loomad, kes võivad selle rotti ära süüa, saab rotti ära süües mürgituse. Selle teema ümber saab muidugi pikalt keelt teritada ja vaielda, kuid läheme päris loo alguse juurde tagasi. Kuidas hoida rotid ja ka hiired eemal autodest ja kapotialustest juhtmetest? Meie kasutame liimpaberit. Me paneme auto pagasnikusse, me püüame panna mootori kaitse peale, mootori peale kuhugile, kus ta ronib, et ta jääb sinna kinni. Muud ei aita. Kahjuks füüsiliselt liimpaberiga püüame siis pärast pead hommikul olema see mees, kes võtab siis kogu selle kupatuse sealt ja nopib üles need rotid ja paned kilekotti ja prügikast. Ja kui pargid autot, siis võimalusel mitte kõrge heina peale, kuskile viljapõllu äärde, kuskile, kus on prügikohad, et pigem kõva pinnas ja valgustatud ala. Rotitõrjega, ehkki see tundub suurte investeeringute ja sotsiaalsete programmide taustal üsna väike asi, tuleb pidevalt ja järjekindlalt tegeleda. See töö ei katke, et see on kui pidev töö, pidevad pingutused, sest leppida kokku rottidega ei ole võimalik. Nagu kuulsite, rotimürki keegi hetkel keelama ei tõtta. Mürgikeeld puudutab vaid siseruumides hiiretõrjet. Kuid kui palju segaseid mõtteid võib tekitada üks eurojuhis, mille sisuline mõte on ju me tervist kaitsta. Kõlab nagu Venemaal hästi teada kalambuur. Tahtsime parimat, välja tuli nagu alati. Aga meil Eestis võiks asjad olla ikka teisiti.